Mingil momendil ämmaemand kontrollis, palus peatada auto ja ütles, et laps hakkab sündima. Ja kui ma poleks 20–30 minuti jooksul abi saanud, ma oleks ära surnud. See ei ole mõistuse raamides üldse mahtunud, kaob ära selline teenus nagu sünnitusosakond. Ütleme tund-poolteist sõitu, mille jooksul siis võivad sattuda ohtu nii ema kui näiteks laps. 14. märtsil lugesin uudistes, et Põlva sünnitusosakonna saatus on otsustatud ning Valgat ootab arvatavasti sama. Ja ausalt öeldes läks mul paar päeva aega, et mõista, mis toimub. Ja laupäeva õhtul tegin Facebooki gruppi, see oli hilisõhtul. See grupp kannab nime Valga sünnitusosakonna kaitseks. Oli näha, et see teema läheb inimestele korda. Ja esmaspäeva hommikuks oli selles grupis juba kõvasti üle 1000 inimesi. Meie piirkonna inimesed kardavad ja mitte ilma põhjuseta. Esimene sünnitus kestis väga kaua, mingi 24 tundi äkki. Teise sünnitusega oligi selline asi, et öösel hakkasid nagu valud, ärkasin valude peale, kiirabit väga kaua ei tulnud, siis palusin mehel juba uuesti helistada, siis öeldi, et kuna on Võrru sõit, kuna Valga haiglas on remont, see oli minu arust mitu suve kestis seal 6 aega, kas suur puhastusremont, öeldi, et kiirabi läks tankima ja läks ämmaemanda järgi, et peaks jõudma varsti. Minu aasta kestis päris pikka aega. Lõpuks sain sinna autosse, ämmaemand vaatas mu üle ja ütles, et hakkame sõitma Võrru. Nii paraku me Võrru kohale ei jõudnud. Mingil momendil ämmaemand kontrollis, palus peatada auto ja ütles, et laps hakkab sündima. Tahtis veel kutsuda kiirabi autojuhti appi, et äkki ma ei jõua pressida. Siis ma mäletan, läks see uks lahti, sealt paistis mets ja oli padukas täielikult. Et lihtsalt polnud aega, aga pärast ma tean kindlalt, et kui ma olin seal palatis, ma mõtlesin selle peale, et mis oleks saanud siis, kui oleks juhtunud midagi lapsega või minuga. Kolisime sellepärast siia Valka, et hakata peret looma, et meile meeldib see linn. Siin on head võimalused laste kasvatamiseks. Ja esimene laps sündis mul ka Valga haiglas. Et minu jaoks küll kahjuks, meie jaoks kahjuks lõppes see küll keisriga, kuid ma olen nagu siiamaani tänulik ja ma sain sealt palju toetust. Ma sain individuaalset lähenemist, et minuga tegeleti. Olles ise ämmaemand, tean ma, mis ohud võivad kaasneda, kui abi ei jõua piisavalt kiiresti sünnitajani. Et me mõtleme küll, et mis see vahemaa on, aga tegelikult see on tund-poolteist sõitu, mille jooksul siis võivad sattuda ohtu nii ema kui näiteks laps. Seal näited on erinevad, mis võivad juhtuda. Võibki juhtuda näiteks platsenta enneaegne irdumine, mille puhul siis tekib tugev verejooks, mille tõttu võivad siis kaotada elu nii laps kui ka ema. Või minu puhul näiteks, kui mul on keisrilõige tehtud, et kuna minu laste vahe on väga lühikene, siis ei pruugi olla ka minu koed nii hästi taastunud ja võib tekkida ka näiteks emaka rebenemine, mis ka endaga toob kaasa väga suure verejooksu. Ja lisaks ei ole ainult see must stsenaarium, lisaks on ju ka lihtsalt selline, et kui mingisuguste kaebustega sa pöördud erakorraliselt haiglasse, siis ma olen mehega arutanud seda, et kui me sinna sõidame, et võib-olla kohale viib mind kiirabi, ja selgub, et mul ei ole näiteks midagi viga või minu see probleem lahendatakse, siis kuidas ma saan tagasi sealt? Näiteks kui mul on väike laps või mul ei ole meest kodus,
siis tegelikult ei ole see suure haigla asi, et kuhu ma öösel näiteks lähen. Mina olen Valgast pärit, Valgas sündinud ja kasvanud ise ja mina olen siin üles kasvanud pere, nii suur või väike, kui ta praegust on, ehk üks tütar ja abikaasa. Aga tänasel päeval on meie perre oodata rõõmu ja lisa õige pea mõne kuu möödudes. Ja sellepärast hoolin sellest, mis meie sünnitusmajaga võib-olla saab või ei saa. Minu esimene laps sündis natukene vähem kui 15 aastat tagasi ka Valgas, Valga haigla sünnitusmajas, perepalatis, mis meil oli võetud. See oli väga meeldiv ja tore kogemus kõigile meile. See oli vaikne ja rahulik, meid hoidev ehk siis hoolitsev kogemus. Ja kui ma nüüd kuulsin mõned päevad tagasi sellest, et võimalik, et hakatakse meie haiglat kinni panema sünnitusosakonda just ennekõike, siis oli see väga ebameeldiv üllatus ja päris tõsine šokk. Aga selleks kõigeks oleks vaja teada kindlust, et ma saan siin seda abi, et me ei räägi ju tegelikult praegust ainult sünnitumisest konkreetselt. See on ju pikk protseduur ennekõike emadele, perele, aga ennekõike emale, kes hakkab ju, paneb ennast kirja, kas 3. raseduskuul võtab ennast arvele ja sealt edasi vajab ämmaemanda abi, nõuandeid ja järelevalvet ju peaaegu pidevalt ehk siis erineva intensiivsusega, kellel rohkem, kellel vähem. Ja selle järgi nüüd iga kord Tartusse sõita ei ole sugugi mööda ka minule, kellel on tegelikult suhteliselt kindlustatud teenistus või elatusviis. Aga kui palju on neid inimesi, kellel ei ole seda võimalust, kes võib-olla jäävad lootma ja kasutama ainult tasuta ühistransporti, aga tasuta ühistransport ei hakka käima iga raseda ema terviseseisundi järgi, temal on oma graafik. Oma 3 last sünnitasin Valga sünnitusosakonnas, jäin väga rahule selle abiga, mis oli pakutud, selle privaatsusega, selle professionaalsusega. Ma olen arvamusel, et ema peab tundma ennast turvaliselt. Ja isiklikult minu jaoks on see turvatunne tingitud vahemast. Tuleme selle teema juurde tagasi, kui haigla asub ligikaudu 90 kilomeetrit, siis mingist turvatundest me ei saa rääkida, kui ma peaks muretsema, et kas ma jõuan kohale või ma ei jõua, sest tegelikult miks see isiklikult mind puudutab. Minu kõigi 3 sünduse puhul tekkis selline komplikatsioon, et vaatamata kiirusele ja sellele, et kõik oli väga kerge, platsent ei irdunud nii, nagu ta pidi irduma ja kui ma poleks 20-30 minuti jooksul abi saanud, ma oleks ära surnud. Mul on üks näide, siin hästi hiljutine näide, kus meie Valga haigla sünnituosakonna kollektiiv oli puhkusel juulikuus ja Lätist tulnud sünnitaja seda ei teadnud, kuna tegemist oli esimese rasedusega, esimese sünnitusega, ehk siis inimene ikka käib sinna tähtaja poole, lõpupoole ennast kontrollimas, kui tekib kahtlus, et kas on aeg. Ja tekkiski olukord, kus ta pidi 1 nädala jooksul 4 korda sõitma Tartusse ja põhjus oli lihtne, miks ta pidi sõitma, sest koha peale Tartu teda ei jäetud, põhjendades seda sellega, et ei ole kohti. Et sul on liiga vara, mine tagasi. Et minu hinnangul selline jooksutamine ei ole üldse mõeldav. Me maksame makse ühtemoodi. Elan ma Valgas või elaks ma Tallinnas, aga paraku on tekkinud selline olukord, kus me ei saa seda teenust ühtemoodi ehk siis võrdselt, et siis nagu maksud on nagu võrdselt, aga teenuse kättesaamine ei ole võrdselt. Miks ta ei ole võrdne? Sest
meie piirkonna inimene peaks sõitma haiglasse tõesti iga sellise kahtluse puhul kontrolli, sünnitama peab sõitma, see tähendab transpordi korraldamist, et tegelikult on nad lisakulud ka. Ma arvan, et see on oluline, et sünnitusosakond meie piirkonnas säiliks ja viimase paari päevaga ma olen näinud, et seda mõtet jagavad minuga paljud. Ma arvan, et rasedad naised peaksid olema viimase hetkeni kodus rahulikus keskkonnas. Ei peaks mõtlema selle peale, et kas ma jõuan sinna haiglasse kohale või ei jõua. Nad peaksid nagu tegelema endaga selle sünnitusega, mitte muretsema. Üldiselt, kui te hoolite ja armastate oma kodukanti, kui teil on tähtis see, mis teie linnast või vallast saab lähima tuleviku jooksul, siis te tulete meiega liitute laupäeval kella 10 kella 1 haigla juures, kus me alustame väikese miitinguga. Pärast läheme edasi linna allkirju korjama ja allkirjade korjamine kestab terve laupäevase päeva ja ka veel pühapäevase päeva. Olete kõik oodatud ja väga.